Minu nimi on Lauri, ma olen Fontese haridusmentorlusprogrammi mentor SEB Eestis ja minu mentee see aasta oli Rutt Tartu Veeriku koolist. Meie programm iseenesest oli väga põnev. Me kohtusime juba tegelikult detsembri alguses ja tegime esimesed kohtumised virtuaalselt, ehk siis me ei saanud kokku COVID-i tõttu igapäevaselt või face to face ja virtuaalse kohtumise taustaks ma tutvustasin Rutile virtuaalseid töövahendeid. Et see on nagu minu jaoks uus kogemus olla hoopis koolivälises asutuses ja näha, mis siin hakkab toimuma. Kuna Veeriku kool on digimaailmas väga eesrindlikult tegutsenud, siis tekkis mul kohe küsimus, et mida on minul kui kaasteelisel nüüd Rutile omalt poolt anda. Ja õnneks oli selle koha pealt Rutil olemas plaan. Nimelt tal oli olemas hüpotees, et kas on võimalik niimoodi praktikaprogramm läbida ja ka teisalt edaspidi toimetada, et sotsiaalmeediakontosid üldse mitte omada. Võtsime me selle väljakutse üheskoos vastu ja koos jõudsime järeldusele, et hea oleks proovida ning selle tulemusena me ka Rutile koos LinkedIni konto lõime ja mul oli väga hea meel näha, kui ta sinna ka oma esimese postituse lisas. Ja veelgi enam oli hea meel näha seda, et see osutus populaarseks nii teiste koolijuhtide kui ka SEB töötajate hulgas. Natukene oli hirmus, ma ju ei teadnud, kes see tuleb. Ma teadsin, et meil on ees koostöö, päris pikk koostöö ja kui ma Triinu nägin, siis kõik pinged läksid mul kohe ära, sest Triin astus sisse, ta oli soe, särav ja see andis kohe mulle julgustust, et kõik läheb hästi. Kui ma tulin sinu juurde kooli ja mõtlesin, et nüüd algab minu esimene mentorkogemus, kus ma siis olen mentoriks tippjuhile. Mina ja Katja oma kohtumistel keskendusime MS Teamsile ja Outlookile. Peamiselt sellepärast, et Püünsi kool sai siis aasta alguses need rakendused endale kasutusse ja kuigi neil käis inimene koolis ka neid õpetamas ja näitamas, siis Katja tundis ennast ikkagi võib-olla veidi roheliselt ja keskendusime siiski sellele, kuidas õpetaja saaks seda rakendust ära kasutada tunni ettevalmistumisel. Mind on lummanud SEB juhtimiskultuur. See väga kõnetab mind. Aga lisaks juhtimiskultuurile mind lummasid need inimesed, kes siin on. Iga inimene pühendas meile aega. Ta oli siiras, ta oli avatud, ta oli väga suve. Mul ongi siia midagi väga raske lisada, sellepärast, et ma olen sinuga täiesti nõus, et see 50 inimest, kellega me kohtusime, need olid tegelikult ju erineva tasandi juhid. Ja kui sa siin rääkisid sellest juhtimiskultuurist, siis see juhtimiskultuur oli ühesugune kõikidel tasanditel, mis tõestab, et SEB-s kõik kannavadki väga ühiseid väärtusi.